ta on üles tõusnud. Halleluuja. Tervitus kõigile. Tänu sellele, et Kristus on üles tõusnud, võime täna me siin olla. See on tegelikult sündmus, mis on muutnud kõik, absoluutselt kõik maailmas ja sinu elus. Tänu Jumalale selle eest. Matteuse 28:6 ütleb ingel, teda ei ole siin, ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Jumal on alati oma sõna taga. Ta ütles seda ennem, et ta tõuseb üles ja ta tõusis üles. Iga tõotus, mis ta on andnud, on tagatud tühja auaga. Kas ei ole nii? Surmal ei ole viimast sõna. Haigusel ei ole viimast sõna. Sinu minevikul ei ole viimast sõna. Kristusel on. Sama vägi, mis äratas Kristuse üles, teeb sind elavaks ja toob lahendused igasse sinu elu olukorda. Me teame nende pühade tähendust, kui teadmine ei ole sama, mis selle vastuvõtmine. Ülestõusmispühad ei räägi sellest, et me peaksime rohkem pingutama või ennast parandama, vaid sellest, et me võtame vastu selle, mis on juba tehtud meie jaoks. See on kutse armu sisse, mitte püüdlus selle poole. Piibli algusest me näeme, et kui Aadam ja Eeva pattu tegid, siis nad peitsid ennast ära. Jumal küsis, et kus sa oled? Mitte sellepärast, et teada saada, kus ta on, vaid et kutsuda teda tagasi osadusse. Häbi ja hirm panevad inimesed peituma ka tihti täna. Me kardame, et meid mõistetakse hukka, kuid Jumal ei tule meid häbistama, vaid taastama. Ta kutsub meid tagasi suhtesse, kus on turvalisus ja arm. Seepärast tuli Jeesus. Me kõik oleme teinud ju asju, mida kahetseme ja kogenud seda sisemist tungi peituda Jumala eest. Jeesus suri ristil, et kanda see meie paturaskus ja tõusis üles, et tuua meile uus elu. Nagu on kirjutatud 1. Korintuse 15:54, surm on neelatud võidusse. Rist ei ole ainult kannatus, vaid ka lahendus. Ülestõusmine ei ole ainult ime, vaid ka uus algus. Jumal on õiglane, kuid see ei tähenda ainult karistamist, vaid asjade korda seadmist. Ta ei jäta katkist lihtsalt katkiseks. Jeesuse ülestõusmine toob andestuse süüst. Haabatud süda saab terveks ja eksinu leiab tee tagasi Jumala juurde. Ükskõik, kus sa oma elus praegu oled, lootus ei ole kunagi kadunud. Jumal tegutseb alati taastamise suunas, sest ta on elav. Ta on üles tõusnud. Need pühad tuletavad meile meelde ka seda, et enne ülestõusmist oli rist. Jeesus ei jäänud meie valust kaugele, sinu ja minu valust kaugele, vaid astus selle sisse tegelikult. Ta koges hülgamist, valu, ebaõiglust ja seepärast ta mõistab sind ja mind. Nagu kiri heebrealastele ütleb, ta suudab kaasa tunda meie nõrkustele. Nii et sa ei ole oma võitlustes üksi täna, sest tema on üles tõusnud ja ta elab sinus. Ta on koos sinuga. Jeesus rääkis ka taevariigist kui peidetud aardest, mille nimel inimene on loobuma nõus kõigest. Ja see aare on suhe temaga. Igavene elu on see, et nad tunnevad sind. Johannese 17:3.
Ja see ei alga alles pärast surma, vaid siin ja praegu. Siin ja praegu. Kui me avame oma südamed. Ülestõusmispühad on tegelikult üks lihtne, kuid sügav kutse. Jumal küsib jätkuvalt, kus sa oled? Ja kõik muutub siis, kui inimene ütleb, siin ma olen, issand. Siin ma olen. Tõuseme ja palvetame, palun ülistajad üles. Issand Jeesus, tänan sind, et valmistasid läbi oma ristisurma ja ülestõusmise tee isa juurde tagasi. Tänu, et sa kutsud meid armastusega, mitte hukkamõistuga. Aita meil maha panna kõik takistav ja tulla välja hirmust ning häbist ning vastu võtta see, mis sa oled meie jaoks teinud ja meile valmis pannud. Haarata täielikult sinust kinni ja saada kätte kõik, mille oled meile võitnud läbi risti. Õpeta meid usaldama sinu armu, vastu võtma sinu rahu, elama sinu ligiolus, jagama seda head sõnumit teistega ja olla sinu armastuse kandjad. Me täname sind sinu imelise armu eest. Ja issa me vastame sulle, siin me oleme. Tänu ja ülistus sulle. Amen. Miks sa hiilid tema hauale? Ta ei ole enam surnud. Koidab hommik, tantsib päikene. Ta üles tõusnud on. Halleluuja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Miks sa pimedusse jääksid veel? Ta ei ole enam surnud. Süda valgusele lahti tee. Ta üles tõusnud on. Halleluuja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluuja, kostku maailma. Miks nii kurvalt astud edasi? Ta ei ole enam surnud. Mine vendadele räägi nii. Ta üles tõusnud on. Halleluuja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluuja, kostku maailma. Surnud.
nii hea on tõsta kõrgeks sind. nii hea on tuua oma kiituse laul, seistes su trooni ees. nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrgeks sind. nii hea on tuua oma kiituse laul, seistes su trooni ees. Vaid Jumal sa üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa andsid elu mu eest. vaid Jumal sa valitsed minu elu, sa minu karjane. nii hea on laulda oma Jumalale, nii hea on tõsta kõrgeks sind. nii hea on tuua oma kiituse laul, seistes su trooni ees. vaid Jumal sa üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa andsid elu mu eest. vaid Jumal sa valitsed minu elu, sa minu karjane. vaid Jumal sa üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa andsid elu mu eest. vaid Jumal sa valitsed minu elu, sa minu karjane. halleluuja, 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 Adonai. halleluuja, halleluuja, Adonai. halleluuja, 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 Adonai. halleluuja sinule. halleluuja, halleluuja, Adonai. vaid Jumal saab, vaid Jumal sa üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa andsid elu mu eest. vaid Jumal sa valitsed minu elu, sa minu karjane. vaid Jumal sa üksi väärid mu tänu, vaid Jumal sa andsid elu mu eest. vaid Jumal sa valitsed minu elu, sa minu karjane. halleluuja, halleluuja, Adonai. halleluuja, halleluuja, Adonai. halleluuja, 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 Adonai. halleluuja, halleluuja, Adonai. sulle kuulub au ja kummardus. me tõstame oma käe, me tõstame sinu nime, sulle kuulub au
ja kummardus. Me tõstame oma käed, me tõstame sinu nime, sest sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur. Sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed, me tõstame sinu nime, sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed, me kiidame sinu nime, sest sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole, sest sa oled suur, sest sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur. Sest sa oled suur. Issand, oled suur, sest issand, oled suur. Oled suur. Glory, amen. halleluuja. Võimas Jumal, kõikvõimas Jumal on meil elav ja tõeline ja hoolitseb ja armastab meid. Tänu, issand, selle eest, et sina olid sellest paigast, sa olid igast südamest. Issand, me kiidame, ülistame sind igavesti, sest sa oled seda väärt. Enne kui me läheme edasi, siis palun, et Veljo, ole hea, et võtame kokku vabatahtliku ohvri, Anni. Õnnistatud pühapäeva hommikut. Ma loen Filippi kirja 4. peatükist 12. kuni 14. salmini. Oskan elada kehvalt ja oskan elada jõukalt. Olen kõigega ja kõigi oludega tuttav. Nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ometi te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest. Aamen. Paulus tänab siin Filippi kogudust, et nad on võtnud võimalusel osa toetada tema missioonireise ja sind, kes tahab, et kontekstist aru saada, võiks lugeda seda tervet 4. peatükki. Ja ta räägib, et alati ei olnud nendel võimalus toetada, aga ta oli tänulik, kui teda toetati.
ja Paulus julgustab neid, üteldes, et see paneb ühtlasi ka teid endid igavikulise väärtusega vilja kandma. Et evangeeliumi kuulutamise toetamine on üks viis siis, kuidas ka kogudus võibki vilja kanda. Nii et õige suhtumisega ja õigete prioriteetidega, mis on siis, kui me loeme Jumala sõna selle alusel, andmine kannab alati head vilja. Aamen. Issand, me täname, et sa oled seadnud kõigile inimestele oma teed ja rajad, issand, ja sa oled õpetanud meid üksteist aitama, issand, ja sa oled kutsunud ka inimesed, kes lähevad välja ja kellel on teekonnad ja issand, toetame neid, et sinu evangeelium võiks levida ja et sa oled üles tõusnud. Aamen. Suur tänu ja igale rõõmsale andjale. Siis info. Tavapäraselt teisipäeviti osadusgrupp G4 on kell 7 siin kirikus, kolmapäeval palvehommik kella 10, neljapäeval palveõhtu kella 7, reedel noortekad, need toimuvad siis 10. ja 24. kuupäev, pühapäeviti siis palvehommik kell 11, kell 10 ja kohvi saab ka juba ja kell 11 siis tavapäraselt jumalateenistus. Järgmisel pühapäeval on jutlustamas meile pastor Alur Õunpuu. Ja siis teateks, te muidugi teate kõik, aga veel kordame üle, et täna on siis kella 2 on kesklinnas on suur üritus, ülestõusmispühade üritus ja see on oikumeeline kõigi Kuressaare kogudustega koostöös. Nii et kutsuge oma sõpru, tuttavaid sinna. See on kella 4, siis 2-4. Ja etteruttavalt siis 2. kuni 3. mai on siis meil ka sünnipäev kogudusel. Et siis on oodata külalisi ja täpsem info on infolehes, et saate kõik järgi uurida. Ja siis veel kordame uuesti, et 16. kuni 18. juuli on siis EKK suvepäevad Lootuse külas, et pange ennast sinna ka kirja. Ja meil on olnud ka see nädal sünnipäeva lapsed, Uljana Kask on kuskil meil siin ja Kristiine Suurorg. Kristiinet vist ei ole, aga me õnnistame ikkagi, ole hea, Uljana, tule. Veljo, ole hea, Vello, tule ka. Et, näed, täitsa olemas. Saaks peaaegu õnnistust ilma jäänud. Sirutage oma käed. Halleluuja. Isa, me täname, võime oma õdese õnnistada ka sellel tähtsal päeval, mis Uljana elus oli, issand. Ja ma tänan, et ta on sinu poolt kutsutud ja valitud ja sina oled kõik tema jaoks varmis panna, mis tal oleks eluks ja Jumala kartuseks vaja on. See on õnniste ülirohkem teda. Kõik tema vajad saaks kaetud. Ja see võiks olla üks tempel, kus üks kiitus ja ülistuse hüüd kuulub issand ainult sinule. Kõige hea eest, mis sa Uljana elus ka teed. Sellel uuel aastal ka, issand. Me täname sind Uljana eest. Amen. Issand, ja me võime Kristiinat ka õnnistada selle uue aasta alguses jälle. Issand, ma tänan, et me kõik oleme sulle tuttavad. Me käime sinu imelise palge ees iga päev, issand. Issand, sest sinu silmad jälgivad meid igal päeval ja sinu hea meel on õnnistada oma lapsi. Kõigega, mis meie eluks vajame, issand. Me täname Kristiina eest, tema pere eest, tema vanemate eest. Isa, ja me siin kohal koos kogudusega praegu paneme oma sinu võimsa õnnistame üle, issand, 6 aastal, et Jumala imed sünniksid
Jumala au tuleks esile. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Suur tänu ja rohkelt õnnistusi teile. Selliste inimeste najal on ju Jumala kuningriik arenev, on ju? Amen. Ja nüüd kuula, mis diakon Andral on meile öelda või mis Jumal on sinu südamesse pannud. Tänu Jumalale. Tere! Õnnistatud ülestõusmispühigi kõigile. Ja tõesti, Jeesus Kristus on tõusnud. Halleluuja! Ja see sama sõnum kordub täna kõikides kogudustes ja seda üle terve maailma, mis on nii vägev. Ja see on valguse võit pimeduse üle. Ja see on see, mis teeb meie usu elavaks. Ja ma olen mõelnud selle peale, et me tähistame ülestõusmispühi suurelt üks kord aastas, aga me saame tähistada seda oma südames igal pühapäeval, kui me tuleme siia kohale. Ja me tegelikult tähistame seda igas palves, mida me Jumala poole pöördume, kui me pöördume tema poole ja kui me pöördume Jeesuse poole, siis me pöördume elava Jumala poole. Ja see on nii võimas, et siin mul ei ole lihtsalt sõnu ausalt öeldes. Aga Jumala sõna täna ma tahan jagada teiega ja palume Issanda kätte selle Jumal, et see, mida mina täna räägin ja see, mida inimesed kuulevad, see, mis jõuab igaühe südamesse, et see on kõik sinu käest. Issand, et see ei oleks minust, vaid see oleks sinust. Ja me saaksime õnnistatud, me saaksime täidetud ja et meie südamed oleksid avatud ja me läheksime muudetuna ja sellises pidupäeva meeleolus täna. Jeesuse Kristuse nimel ma palun seda. Amen. Ja ma alustan Markuse evangeeliumiga 16. peatükist loen 1-4. salmi. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdalena ja Jaakobuse ema Maarja ja Salome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Niisiis küsivad 3 naist, kes hommikul vara kiirustavad Jeesuse haua juurde. Aga Issanda ingel oli taevast tulnud ja kivi ära veeretanud. Haud oli tühi ja Jeesus oli üles tõusnud. Jeesuse haua ukse ees ei ole enam ühtegi kivi, aga inimestel on oma elus tegemist nii mitmetegi kividega, mis on sellised rõhuvad, nad on tee peal takistuseks ees ja üldse igal mitmel viisil meile tüli teevad. Nii et sama küsimus, mis tekkis naistel haua juures, kes veeretab meil kivi ära? Sama küsimus on jäänud oluliseks küsimuseks tänapäevani. Issanda ingel tuli ja veeretas hauakambri kivil ära Jeesusel. Aga Jeesus Kristus ise on üks võimas kivide ära veeretaja. Esiteks, ta veeretab kivid ära meie südame pealt. Teiseks, ta veeretab ära kivid meie eluteelt. Ja kolmandaks, ta veeretab kivi ära meie haua ukselt. Nii, ülestõusmispüha on suur rõõmupüha ja see on Jeesuse Kristuse koguduse võidupüha. Aga kas kõik inimesed on rõõmsad pühi tähistamas? Tegelikult ju ei ole.
nii et Jeesus Kristus veeretab kivi meie südame pealt. Aga inimese südamekoormaid on palju. On hingevalu ja seda võib olla päris mitmesugust. Aga mõnda südant vaevab umbusk, mis on nagu selline ränk kivi südame peal ja see on seal ukse ees ja see ei lase tõde sisse. Inimesed küll kuulevad ülestõusmise rõõmusõnumit, aga see uks südamesse on suletud. Luuka evangeeliumis läksid 2 jüngrit kurvalt ja kahtlevalt mööda teed. See oli Emmause tee. Ja nad selgitasid pikalt ja põhjalikult nendega koos kõndivale Jeesusele, mis kõik oli viimastel päevadel juhtunud. Ja neile ütles Jeesus, see on siis Luuka 24, 25-27. Ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ta nimetab neid mehi mõistmatuteks. Nad on küll näinud ristisurma ja see nägemine kõik või see kogemus üldse on selline raskus nende peal ja see on teadmatus tuleviku ees ja see masendab neid päris palju. Ja neil on väga raske uskuda, ehk nagu kiri ütleb, nad on pikaldased uskuma. Nad ei olnud uskmatud, nad uskusid, aga see oli nii raske. Ja nende südamed ja silmad avanesid, aga mitte enne, kui Jeesus oli selleks neile õige aja valmistanud. Ja siis 30. salmis, ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid nende silmad ja nad tundsid ta ära. Nii et kui keegi maailmas suudab südameid avada, silmi nägijaks teha ja usku kinnitada, siis on see üks ja ainus ja see on Jeesus Kristus. Ta rääkis jüngritele oma ülestõusmisest enne oma ristisurma ja pärast ülestõusmist ta ilmus neile ja jüngrite tunnistuse peale, kes kinnitasid, me oleme näinud issandat, ütles ikkagi üks jünger, Toomas. See on Johannese evangeeliumis 20. peatükis 25. salm. Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte. See sõnum tundus liiga hea, et olla tõsi. Niisiis Jeesus näitas talle oma haavatud käsi ja oma külge ja tooma umbusk sai võidetud. Ta tunnistas alandudes minu issand ja minu Jumal. Aga needsamad käed on meie poole sirutatud ja needsamad naela asemed ja haavad on ka meie silmadele nähtavad. Ja kogu tema elu sündimisest kuni taevaminekuni on meie ees. Jüngrid olid seal sündmuste keskel, aga ometi nendel oli nii keeruline uskuda. Ja nad ei saanud aru, kuidas see kõik saab sündida ja mis saab edasi, sellest nad ei teadnud ka mitte midagi. Meie näeme palju rohkemat kui jüngrid. Me näeme suurt pilti, me teame, mis on sündinud 2000 aasta jooksul, millist imet ja armu on Jeesus maa peale toonud. Aga vaatamata sellele on raske uskuda toimunut, sest see sõnum on liiga hea, et olla tõsi. Aga meie füüsilised silmad ei võigi kõike näha, sest meie ihusilmadele on pandud piirid, aga meie vaimusilmad näevad seda selgemalt. Ja vaimusilmad on kõikjal ja kõiges sügavama ja teravama nägemisega kui ihusilmad. Jeesus on üles tõusnud. Ta ei ole surnud ja ta elab. Ja kui me teame nüüd seda lühikest nägemisulatust, mis on ihusilmal, ja me teame, et vaimusilm on terav,
siis me saame öelda Jeesuse sõnadega, et õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Nii et Jeesus ise veeretab selle umbusukivi meie südame pealt ära. Aga meie südamele on veel üks tõsiselt raske kivi ja see on patt. Ja kui nüüd piltlikult kirjeldada, siis patt on väga suur, mitmest osast kokku pandud nagu suur raudkivi. Väljast on ta kole, seestpidi on ta kirju ja kalk. Ja kui Jumala seaduse haamer selle patukivi lõhki lööb, siis me näeme seal sees kurje mõtteid ja himusid, koledaid tegusid, vaenu ja viha. Ja see patukivi vaevab inimesi juba Aadama ja Eeva aegadest saadik. Ja see täidab inimeste hinge raskuse ja valuga. Et patt teeb inimese elu pimedaks ja külmaks hauaks, kus võib olla palju kõdunemist ja surnuluid sees. Et kes veeretab selle raske patukivi meie südame pealt ära? Üksnes Kristus. Tema on meie üleastumise pärast ära antud ja meie õigeks saamise pärast üles äratatud. Jeesus elab ja päästab patuseid vangistusest. Ta võtab need süü- ja võlakoormad meie südame pealt ära, sest et öeldud on, ta loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Ja aastasadu ja tuhandeid on Jeesus seda teinud, et ta on veeretanud ära ränkasid patukive inimeste pealt. Et inimesed, kes on surnud oma tegudes, maha maetud pimedusse, tema äratab nad uuele elule ja paneb neid valguses käima nagu valguse lapsed. Ja et me sellest uue armu elust mitte ilma ei jääks, siis ütleb apostel Paulus meile kõigile: ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Ja see on kirjas Eefeslastele 5. peatükis 14 salm. Aga Paulus kirjutab ka kirjas kolosslastele 3. peatükis 1. salmis: kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Nii et kui kahtluse ja patukivid on meie südame pealt ära veeretatud, siis oleme seestpidi puhastatud ja meie vaim võib rõõmustada ja öelda, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis meil on rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, mida kirjutab Paulus kirjas roomlastele 5. peatükis 1. salmis. Nii aga teiseks, Jeesus Kristus veeretab kivi ära meie eluteelt. Me astume kindla sammuga eluteel edasi, aga me leiame seal tee peal jälle uusi kive, mis meid takistavad ja mille vastu me võime ennast ära lüüa ja me võime lausa komistada ja kukkuda. Me võime saada kahju oma ihule ja hingele. Ja mõningaid niisuguseid kivi viskab ja veeretab vaenlase käsi meie tee peale. Nüüd kividega surnuks viskamine oli teatud karistuse täideviimine, millest nii Uues kui Vanas Testamendis on kirjutatud. Näiteks abielurikkuja naine, kes taheti just sel viisil hukata. Kuid mida selle kohta ütles Jeesus? Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ja tegelikult nii mitmeidki kohti on piiblis, kus juudid on valmis Jeesust ennast kividega surnuks viskama ja apostlid on ka korduvalt sama raskuse ees ja sellises ohus. Et see on pikk teema ja tegelikult täitsa eraldi teema. Aga täna otseselt meid keegi kividega ei viska. Aga neid kive veeretatakse piltlikult meie tee peale siiski. Nii tegelikult saab ka vaenlane kasutada kaasinimesi selleks, et meie elul keeruliseks teha.
aga võib olla neid, kes ütlevad, et minu elu on küll kerge olnud ja Jumal on mind hoidnud, mul ei ole mingeid raskusi olnud, tee on olnud sile, takistused on kõik kergesti ületatud. Aga kui palju vaeva me tegelikult näeme igapäevast tööd tehes? Ja kui palju nõuab see, et me oma elu järje peal hoiaksime? Ja kui kergesti võib mingi suur kaljurahm meil järsku tee peal ees seista? On selliseid kohti, kus sa võid täiesti näha, et sa oled asjata vaeva näinud. Või kogu töö ja vaev on läinud tühja ja pead kõik otsast pihta alustama. Kivideks võib olla vaesus või haigus või töötus või kodutus ja järsku on selline rahulik, stabiilne minek on lõppenud. Nii et inimese elutee võib olla väga konarlik. Ja seal on õnnetusi ja raskusi ja neid on lugematult erinevaid ja palju. Kuidas me võidame siis need teele ette tulevad raskused nii, et me päris murtud ei saa või et me päris meeleheitesse ei vaju? Kes veeretab kõik need kivid meie elutee pealt ära? Kui see oleks inimestel võimalik, siis oleks kõik ammugi tehtud ja meie elutee olekski sile ja puhas. Aga mõnes mõttes inimene ise teebki palju ära oma tarkuses ja meie elu on tehtud mugavamaks ja mis iganes tehnoloogilisi lahendusi on välja mõeldud ja need kõik annavad meile ajutist abi kindlasti ja kaitsevad meid halbade asjade eest. Aga inimese antud seadus ja inimliku tarkusega juhitud teadus ei jaksa kive eluteelt ära veeretada. Muidu oleks teadus seda ammu teinud ja selline vägev seadus oleks ammuilma välja antud, mis kõik korda paneks siin maa peal. Aga ükski seadus ega teadus ei suuda inimeste südameid uueks luua. Seda võib üksnes Jeesus oma jumaliku armu ja väega teha. Kuidas ta on kannatanud meie eest? Taevane Isa on temale andnud kõige kibedama karika maa peal ja ta on kõige rängemat risti pidanud kandma, aga ta ei ole nurisenud, kuigi see on olnud nagu nii raske, et me ei oska inimesena seda ette kujutada, vaid ta on Jumala tahtmist teinud ja ta on seda pühaks pidanud ja tunnistanud, Isa, sinu tahtmine sündigu. Kirjas Filipplastele 2. peatükis 8-11 salm ütleb Paulus, ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõigest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimest nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks. Aamen. Kui Kristus on inimese südamesse eluaseme teinud, siis tema elabki meie sees ja me võime öelda, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus minu sees. Siis sureb vana patune ja uus inimene tõuseb tema asemel ellu ja see on uus loodu, kes on Jumala näoliseks loodud ja on valmis ja võimeline elama õiguse ja pühitsuse sees. Ja siis kaob see kurjuse mõju, kaob kadedus ja tigedus ja viha ja vaen ja kius ja vastuhakk ja halvad sõnad. Ja siis ei ole meil enam sellisel kujul neid kive elutee peal, mis vana loomusega inimene sinna on kogunud, võib-olla lausa hunnikusse ajanud. Need veeretab Jeesus kõik ära ja teekond saab uue sillutise. Võib-olla see tundub kõik liiga ilus, aga nii see on. Takistusi võib olla endiselt. Nii sile see tee nüüd ka ei ole, eks. Elutee ei ole ilma kivideta, sest Jumal ise valmistab ka meile katsumusi ja annab ülesandeid. Aga ta teeb seda nii, et need mitte komistuse kivideks ei saaks, vaid meil on ka ju
võimalus seda eluteed käia Jeesusega koos ja me saame selle kõigega hakkama. Ja see saab selliseks kindlaks sillaks, mida mööda minna, kui me lõpuks jõuame sihtpunkti. Ja samas need katsumused on lausa vajalikud meile. Selleks, et meie ihu ja hing saaks ja vaim ka saaks tugevamaks. Ja iga väiksem ebatasasus ei paneks meid enam jalga vääratama ja meie samm oleks kindel ka siis, kui pind on ebatasane. Jumala sõna on tõotanud psalmis 91, 11. salmist, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Et me teame, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Jeesus kasvatab nende rammu, kes on nõrgad ja me saame öelda koos apostel Paulusega. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Amen. See on Rooma 8. peatükis 37. salmist alates. Ja kolmandaks, Jeesus veeretab kivid ära meie haua ukselt. Tal, kes tapeti, seisab Sioni mäel kui vägev võitja ja eluvürst. See on Ilmutuse raamatus 14. peatüki alguses. Tema juurde saada ja sinna minna igatseb iga usklik. Aga kas meie igatsus võib täide minna? Me oleme siin maa peal rändajad ja sünnist surmani on elu inimesele oma kätte antud ja seda ka kõigile neile, kes elavad ilma Jumalata, ilma Jeesuseta. Aga me kogeme surma ähvardava ja vaenulikuna ja me igatseme võitu surma üle. On igasuguseid võimalusi, mida inimesed on välja mõelnud, et võita surma ja teda eemale lükata. Aga selle vastu ei saa. Surm on midagi võõrast, vaenulikku, surm on sissetungija. Aga igas elus olendis on sügav tahe elada. Aga surma nimi ei ole meditsiiniline diagnoos. See ei ole ei südameinfarkt või vähk, vaid surm on lahusolek loojast. Ja see ei sõltu mitte sellest, kas ma hingan, kas mu süda lööb, vaid sellest, mis toimub minu ja Jumala vahel. Ja Jumal on loonud meid igaveseks osaduseks iseendaga. Me teame siiski kindlalt, et inimese maapealne elu ja teekond lõpeb ühel päeval ja hauaukse ette pannakse igavene kivi. Kes jõuab selle kivi ära veeretada? Me saame olla rõõmsad, sest selle kivi veeretab meie issand Jeesus Kristus ära. Ta on surmast üles tõusnud ja saanud esimeseks nende seast, kes on magama läinud. Ja esimeses kirjas korintlastele 15. peatükk 20. salmist nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist uudse viljana magama läinutest, et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute üles tõusmine inimese kaudu. Ka meid äratatakse üles, nagu Jeesus äratas Laatsaruse hauast ja kutsus ta välja. Ja seesama igavese elu tõotus on ka meile kõigile ja kõigile usklikele kogu maailma otsani. Ja Kristuse omadena me võime olla kindlad, et meie elutee läheb igaviku poole, kuhu üles tõusnud Jeesus on läinud meile aset valmistama. Johannese evangeeliumis 11. peatükis 25-26 salm Jeesus ütles: mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Ja ta küsib küsimuse, kas sa usud seda? See on vägev Jumala sõna
ja meie ränk raske kivi on ära veeretatud auaukse eest ja see toob meile igavese elu. Nii et kokkuvõtteks, mis me võime öelda, Jeesus elab ja teeb elavaks ja see on meie suur ülestõusmise rõõm. Ja see rõõm ulatub teisele poole maist elu ja see kestab igavesti. Ja Jumal on meile igavese võidu andnud Jeesuse Kristuse läbi. Ja ta on valmis kive ära veeretama meie südame pealt, meie eluteelt ja meie hauaukselt. Ja need on suured ränkrasked kivid ja ainult temale on see võimalik. Nii et ülestõusmispüha on suur rõõmupüha ja Jeesuse Kristuse koguduse võidupüha ja me tähistame seda koos. Tõuseme ja palvetame. Armas Jeesus, sina oled Kristus, sina oled Messias ja sina oled kõikvõivas ja vägev. Sina oled see, kes teeb meie elutee käidavaks ja sinu käest kinni me võime tulla ja minna ja tegutseda ja sa aitad meid kõiges ja meie jalad saavad tugevaks ja iga raskus meid kohe ei kummutaks, vaid me suudaksime ikkagi edasi minna, sest Jumal, sa tõesti ei ole meie elu teinud selliseks, et see on ilma raskusteta, vaid meil tuleb siin rinda pista erinevate asjadega, mida võib nimetada ka kivideks. Aga Jumal, suur tänu, et sa oled oma poja saatnud ja meie eest ristile andnud ja ta on üles tõusnud ja me võime seda tähistada iga aasta, iga päev, iga nädal, iga sekund. Suur tänu, elav Jumal, Jeesus Kristus. Halleluuja. Sinuga koos on sinu kogudus ja see kogudus on sinu oma ja kõik kogudused maailmas, Jumal, Kristus on sinu omad ja sina oled koguduse pea. Ja sinu õnnistatud käsi on üle meie. Halleluuja, suur tänu. Amen. Kuningas, majesteet, taeva Jumal, kes elad mu sees, mu vend ja sõber, päästja, algus ja lõpp, mu lunastaja. Kummardun nüüd su trooni ees, majesteet, su ette too oma koorma süü ja puuduse. Su armastus ära võtab meil, ma teenin sind. Maa ja taevad sind kiidavad, igavene Isa, ustav ja hea. Poja saatsid ristile, rahvastele avasid tee. Las ülistab sind kõik, mis mu sees. Majesteet, su ette too oma koorma süü ja puuduse. Su armastus ära võtab meil, ma teenin sind. Su
suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud, nii targalt ainult oma sõnaga. Kõik loodus sinu väes on elu saanud ja hoiad kõiki helde meelega. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Kui taeva lootus sinu silmad näevad, kus päike kuu ja tähed säravad, mis seatud teedel ilmaruumis käivad ja päevi aastaid meile määravad. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Ja kui veel piiblis seda olen näinud, kui suur su arm on olnud algusest, et oled armastuses poja saatnud ja andnud risti surma minu eest. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Küll oled suur, mu issand sa. Küll oled suur, küll oled suur, mu issand sa. Küll oled suur, mu issand sa. halleluuja, kõikvõimas Jumal. See on imeline, meil on miljon põhjust, et teda kiita ja ülistada. Suur tänu ülistajatele ja suur tänu, Andra, selle väga olulise sõnumi eest. Et tõesti, see on nii, et on kivid, mida ainult Kristus saab ära veeretada meie elus. Ja ma tean, oma käestki on elus olnud perioode, kus ma olen püüdnud ise sellega hakkama saada. Pingutanud, treeninud ennast vaimulikult, sõdinud, aga tegelikult see on Kristuse töö. Ja kuulates jutlust, siis mul tuli meelde, et on ka olemas sellised imepisikesed kivid. Eriti kui nad kinga sees on, me teame seda. Ja Jumal räägib tegelikult väikestest rebastest. Ja sõna ütleb selgelt, et see on meie töö, need ära korjata oma kinga seest.
et meeleparandus ja meelte uuendamine, see on see, mis nende kividega kaasas käib. Et tänu Jumalale selle eest, et ta on andnud meile juhised, ta on andnud meile sõna, mille järgi käia ja me võime olla vabad nii suurtest kui väikestest kividest oma elus. Amen, halleluuja. Võtame õnnistussõnad kaasa. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen, olge väga õnnistatud ja jätkuvalt valguseks ja soolaks kogu selle uue nädala.